Viimsi läks 7 punktiga ette, aga jube kiirelt lasti see vahe kinni nõenud ja ei suutnud vastast kauem nagu pingel hoida. Ventspilsi vastu oli sarnane see teine veerandaeg, aga pärast poole pausi siis Ventspilsi vastu see esimese veerandaeg hea hoog jätkus, aga täna nad seda üles siin ikkagi ei leidnud. Ja lõpuks siis TalTech, nagu ma ütlesin, saab siit oma kohtumine TalTechil siis 10 päeva pärast BC Kalev Cramoga. Ja Viimsil siis järgmine mäng on 28. novembril Pärnu Sadamaga ja Pärnu siis täna mängib Ogrega ja toonil nemad siis turniiri tabelis on. Aga mitu korda oleme öelnud ka, et siin on nii erinevad mänge mängitud nii erinevate vastastega, et teame, et Tartul oli väga raske algus, et kõik ütleb, et tabeli tipud eeldatavatega mängid siia. Oi. Laanemaa teeb ka natuke siin sellist tänavakossu ja Meiko Lindeberg siis jääb seal kaitses hätta. Proovib sealt 1-1 niimoodi vingelt ette võtta Kitsing, ei lähe siit ja vajutab! Kitsing! Ei tahtnud keegi sinna alla ka jääda ja Kitsingul seda vanust on päris kõvasti, aga mees näitab, et 33-aastaselt võib lennata küll ja veel. Ja siin tõusis ka TalTechi pink püsti ja post hoidis peas kinni, et ilmselgelt ei olnud ka Valdo Lips rahul, et kui Kitsing ikka sinust mööda astub, siis on midagi ikka väga valesti, mitte paha mõttes. No eks seal on see, et see vise tuleb ära võtta, aga keegi peab appi tulema. Ma võiks reageerida 2 korda, nii viskeb ettele kui uuesti ette jõuda. Saal. Päris pikalt on siin Saal suhteliselt. Kas Kitsing paneb 3 ka velt ja paneb? Kristjan Kitsing. Päris hästi siin viimastel minutitel Kitsingul hetkel siis 11 punkti 18 minutiga. Vaatame, kas 70 tuleb täis. Ja tuleb. Et Laanemaa paneb 2-2 ja väga palju siin muidugi ei päästa Viimsit. Aga Laanemaa täna siis väga kõvad 16 punkti tema poolt. Et Laanemaa on väga hea mängu teinud. Assa siin läheb nagu läbi rukki, aga nooremate mängijate vastu on nagu hea minna ka. Ja lastakse sealt uuesti otsajoone tagant see pall siit mängu panna. Praegust oleks pidanud vist idee järgi kõlama kohtuniku vile, kui ei kõlanud, siis oleks võinud Audi jällegi anda, aga no ma ei tea, ärme hakka siin. Ja mulle tundus ka natuke imelik, et ma ise mõtlesin, et kas see nüüd kohtunik annabki Audi. Ja Kitsingule see oli nüüd teine lauapall. Nii, täiesti vabaks jääb. Ja nii, Saal nüüd kukub siin pikali, ei tahtnud võitleb ise endaga. Ei tahtnud seda palli siin vastastele anda ja 30 sekundit mängu lõpuni. 70-88 TalTechi eduseisus hetkel ja vaatame, mis see lõppskoor jääb. Nii et Kristo teisipäeval Karud versus Keila. No peaks nii olema karikameistri võistlustel Rakveres. Sina oled ju kohal. Mina olen kohal. Raudlaga kommenteerime seda mängu. Ja viimased siis 15 sekundit jääb Sünd. Allemaniga mängivad sealt kattest. Korvi alla küsib. Nüüd on vaja viskele minna ja läheb ka, eksib ja lõpuks siis Sunelik võtab selle ja ei siit enam viskele. Ei lähe 70-88